Oleme Leadcatchis teinud koostööd mitmete SaaS-asutajatega siinsamas Eestis, erinevad ettevõtted, erinevad tooted, erinevad turud. Näiteks finantstarkvara ettevõttele Ebitli tõime 56 päevaga 100 uut kasutajat ja vaid 220 eurose reklaamikuluga. Probleem, mida me kipume tihtipeale nägema, ei ole mitte see, et toode on problemaatiline, vaid just, et turunduses on vead ja lüngad. Toode on 90, kasutajad, kes tulevad platvormile, jäävad ka sinna, et nad saavad reaalselt väärtust, kuid nendel asutajatel endal on tunne, et see kasv kuidagi ei ole päris see, mida soovitakse. Ja probleem on tihtipeale selles, et mitte, et sinu toode ei ole hea, vaid lihtsalt see, et sinu ideaalkliendid ei tea, et sa isegi eksisteerid. Ehk siis kõik hakkavad küsima küsimusi, et et mis minu tootel viga on ja nii edasi, et kas me peaks küsima tagasisidet kasutajatelt või midagi taolist. Aga probleem on lihtsalt turunduses. Ja tänase video lõpuks saad täpselt teada, milline on see õige kanal, kus sa peaksid turundama ja kuidas seda täpselt kasutada ja kuidas sellest maksimumi võtta. Ehk millele sa peaksid rõhku panema, mis on see konkreetne sõnum, mis toob uusi kasutajaid ja sa saad sellega juba homme alustada. See on see olukord, kus enamik Eesti SaaS-ettevõtteid asub. Neil on 90 toode, aga nende turundus on lihtsalt 10. Eestis on 822 SaaS-ettevõtet ja siin on rohkem idufirmasid iga elaniku kohta kui Californias. Siinne turunduskultuur just SaaSidele ja tarkvaradele peaks rohkem välja arenenum olema, sest et IT on see, kus me tegelikult viljeleme ja selle tuleks lihtsalt rohkem tähelepanu pöörata. 2025. aasta esimeses pooles langesid investeeringud SaaSidele 28%, ehk siis 242 miljoni pealt 174 miljoni peale. Ehk siis kõik läks raskemaks, aga mis on huvitav on see, et tulu iga töötaja kohta on tõusnud üleüldiselt. Ehk siis mida see ütleb on see, et need SaaSid ja tarkvarad, mis praegu ehitatakse, need pakuvad reaalselt väärtust, sest ettevõtted saavad neid kasutada, et iga töötaja tõhusust tõsta. Kusjuures töötajate arv on jäänud samaks nendes samades ettevõtetes. SaaSide peamiseks raskuseks on kasv. 73% SaaS-ettevõtetest ei jõua kunagi 1 miljonilise eurose aastatuluni. Ja probleem pole tootes, vaid probleem on turunduses. Ja miks see probleem on just eriti sügav Eestis, on sellepärast, et 50 aastat nõukogude pärandit on viinud meid tänasesse olukorda, kus müügi ja turunduse kultuur on alaarenenud. Kui sa võrdled näiteks USA-s toimuvat turundust ja sa võtad sealt turundusmeetmed, mis näiteks töötasid 5 aastat tagasi, aga enam ei tööta ja tooksid need Eestisse, siis sa lööksid imeliselt läbi. Ja põhjus ongi selles, et Eesti turunduskultuur on teatud mõttes alaarenenud. NSV Liidus plaanimajanduse tõttu oli riigi poolt kõik kontrollitud ja turunduse jaoks polnud lihtsalt kuskil kohta. Ehk siis siinne turunduskogukond mõtleb suuresti e-poe loogikaga, aga SaaS on täiesti teine teema. Ning probleem on selles, et ainult 3% sinu turust otsib praegu aktiivset lahendust näiteks Google'ist. Kuid 97% on see probleem ka olemas, aga nad lihtsalt ei tea, et see eksisteerid. Ja täna me arutamegi, et kuidas need inimesed üles leida. Aga vaatame siis kõik turundusplatvormid üle. Mis on see kanal, kus sa peaksid oma toodet turundama? Käime läbi 4 kanalit, analüüsime numbreid ja vaatame siis, milline on parim variant. Esiteks, Google Ads. Google töötab ikka veel, eriti siis, kui keegi otsib mingit konkreetset lahendust, nagu näiteks buksiirauto või veetorustiku remont. Kuid B2B ja B2C SaaSi jaoks muutub see üha raskemaks. Esiteks, klikihinnad on tõusnud viimase aastaga 10–25% ja need on vaid keskmised numbrid. Mida need keskmised numbrid sulle ei näita, on see, et suurkorporatsioonid tegelikult moonutavad neid numbreid veelgi rohkem, sest nad peavad lihtsalt üksteisest üle pakkuma. Nii et kui Salesforce ja HubSpot näiteks konkureerivad omavahel oksjonitel, siis tõusevad klikihinnad kõigi jaoks. Sina väikse SaaSina pead selle pärast kannatama. Kui see ei ole isegi kõige suurem mure. Probleem on selles, mida Google tegi 6 kuud tagasi. AI overviews ehk siis tehisintellekti kokkuvõtted. Nad vähendasid reklaampindade kinnisvara 50%. Nii et klikivabu otsinguid on üle 60%. See tähendab, et inimene saab vastuse kätte, ilma et ta peaks isegi millelegi klikkama. Aga sina kulutad ikkagi raha oma Google Adside jaoks ja sinna su raha kaobki. Ja siis kokkuvõttes 78,2% Google'i reklaamidest ei ole tegelikult kasumlikud. Ja põhjuseks on lihtsalt oksjoni ökonoomika. Sa konkureerid oma klikihindadega ettevõtete vastu, kellel on näiteks rahastus ja nad saavad lubada endale Google'is raha kulutamist, sest et see risk on nende jaoks väiksem kui sinul. Aga sina ei saa lubada reklaamiga miinusesse jääda. Teiseks, LinkedIn Ads. Kõik arvavad, et LinkedIni reklaamid on just see õige
B2B kanal. Ja see tundubki loogiline, sellepärast et suurem osa B2B otsustajaid on ju LinkedInis. Aga see ei ole päris nii. LinkedIn töötab väga hästi brändi teadlikkuse tõstmise jaoks. See töötab nii-öelda thought leadershipi loomise jaoks. Aga LinkedIni reklaamid tegelikult ei tööta väga hästi just nagu uute huviliste genereerimiseks. LinkedIn on kõigist suurematest reklaamiplatvormidest kõige kallim. Klikihind on mitu korda kõrgem kui Metas ja päringuhind on kordades kõrgem kui Google'is näiteks. Ja klikimäär on kõigist suurematest platvormidest kõige madalam. Näiteks Fortune 500 ettevõtted saavad LinkedInis raha kulutada, sest et neid ei häiri selle kõrge päringu hind absoluutselt. Aga see ei pruugi sama lihtsalt sinu jaoks olla. Nii et LinkedIn reklaamid, kuigi need võivad tunduda väga mahlakad ja magusad, siis tihtipeale tegelikult kõige kallimad. Kolmandaks, külmmeil. Külmmeil oli paar aastat tagasi imeline. Me kasutasime seda ise ka 2020, 2021, 2022. Sa võisid saata 100 meili päevas ja saada 5% vastamismääraga, ilma et sa personaliseeriksid ühtegi meili. Uute müügikõnede broneerimine oli ülilihtne, kuid kõik see on kiiresti paraku muutumas. 2025 aastal hakkasid Gmail ja Outlook saatjaid karmilt blokeerima. 2026 aasta märtsis hakkas Google üha enam meile spämmi saatma, sest et nii Microsoft kui Google panevad pidevalt paika uusi algoritme ja arendavad oma süsteeme, et tegelikult kärpida külmmeili turundust, neile ei meeldi see. Nii et kui näiteks sul on infrastruktuur, mis koosneb mitmetest domeenidest, mitmetest meilidest. Kui sa saad ühe spämmi kaebuse ja sinu domeen põleb, siis hakkavad kõik su saadetud meilid selle kindla domeeniga automaatselt spämmi minema ja su kontaktilist ei too lihtsalt tulemusi. Isegi kui su kontaktilist on väga hea, siis postkasti jõudmine on umbes 84%, see on nii-öelda industry average. Ja külmmeili keskmine vastamismäär on nüüd juba alla 5%. Ja lisaks on kõige selle ülesseadmine väga ajakulukas ja väga ka rahakulukas. Sul on vaja vähemalt 4-6 nädalat, et soojendada oma meilid üldse üles, et sa saaksid hakata saatma nii-öelda suuremas mahus meile üleüldiselt ja nii, et sa ei kukuks kohe spämmi. Mis on kõige hullem on see, et tegelikult su kontaktilist on piiratud. Oletame, et sul on 10 000 meili. Sa saadad kõigile potentsiaalsetele klientidele oma meilid 3 kuuga ära ja mis siis saab? Sul pole kellelegi oma pakkumist enam saata. Võib-olla sa positsioneerisid oma sõnumit valesti, mis tõttu sulle ei vastatudki, kuigi võib-olla neil oleks olnud isegi su lahendust vaja. Kui sulle ei vastata, siis tegelikult on see kontakt põlenud. Sa ei saa nendega uuesti ühendust võtta ega neid soojendada. Sa ei saa viia neid näiteks probleemiteadlikkusest lahendusteadlikkuseni, mis on näiteks see, mida metareklaamid teevad. Sul on üks võimalus ja kui see mööda läheb, ongi kõik. Ja Google ja Microsoft teavad seda. Nad ehitavad aktiivselt takistusi, et sa ei saaks küll meile saata, sest et nad ei taha seda. Iga kuu sa võitled selle süsteemi vastu, kus sa proovid ennast tegelikult turundada. Nii et kokkuvõttes tegelikult ei ole vahet, kas sa närid sellest praegu läbi. Külmmeili turundus lihtsalt muutub järjest ja järjest raskemaks. Nii et meil on 3 kanalit. Kõik need töötavad, igahel on oma tugevused. Kõikides muutub turundamine järjest raskemaks ja kallimaks, aga tegelikult on veel üks kanal, kus kulud tegelikult iga nädala, iga päevaga, iga kuuga langeb. Mida kauem sa seal turundad, seda odavamaks see läheb. Ja see on metareklaamid. See on 3,5 miljardit inimest, igapäevased aktiivsed kasutajad. Meta, Instagram, WhatsApp. See on pool maailma. Globaalses mastaabis on metapäringu hind mitu korda odavam kui Google'is ja kordades odavam kui LinkedInis. Kuid hind ei ole peamine pluss. Mida pikemini su reklaamid tegelikult jooksevad, seda rohkem saab meta-algoritm õppida, kellele ta sinu reklaami peaks näitama. Ehk siis aja jooksul muutub sihtimine järjest täpsemaks ja sinu päringu hind ei jää samaks, vaid tegelikult langeb iga nädalaga. Google on vastupidine. Auction hind tegelikult tõuseb aja jooksul. Ma saan aru, kui sa tegeled B2B's, siis sa arvatavasti mõtled, et ma ei tea, Meta on ainult peetud see jaoks, et see on ilutoodete müümiseks 22-aastastele tüdrukutele. Me müüme B2B'le, see ei tööta. Ja ma saan sellest täiesti aru, aga see on lihtsalt müüt. Selle müüdi leiutasid Google'i agentuurid, sest neil on kasulik lihtsalt Metat maha teha. Nad teenivad ju raha Google'is, neil pole absoluutselt mingit huvi, et sa leiaksid parema kanali tegelikult. Meta teenib aastas 160 miljardit dollarit reklaamitulu. B2B ettevõtetelt, SaaSidelt, enterprise tarkvaradelt. Ja sa võid arvata, et sinu sihtgrupp ei ole Metas, aga isegi nemad on hommikusöögi ajal Instagramis või Facebookis ja scrollivad reelse. Ebitli on ülihea näide sellest. Nad sihtisid B2B turgu
ja me tõime neile 100 kasutajat 56 päevaga 820 eurose reklaamikuluga. Ja sa võiksid veel sellele ka mõelda, miks suurem osa Google'i agentuure reklaamib oma teenused Facebookis, kui see ei tööta. Nad teevad seda sellepärast, et see töötab ja Meta läheb tegelikult üha enam ka tõhusamaks. 2 aastat tagasi tõi Meta oma platvormile Advantage Leads Plus süsteemi, millega sa jõuad just B2B otsustajateni. Nad ehitavad oma infrastruktuuriga ettevõtetele, mis müüvad äriklientidele. Nende mudel sõltub sellest, et sinu reklaamid töötaksid. Iga algoritmi uuendus on miljardite dollarite väärtuses arendustööd, et just sinu tulemused oleksid paremad. Ja erinevus on selles, et Google'i ja külmmeiliga sa võitled platvormi vastu. Meta prioritiseerib sinu edukust. Platvorm tahab, et sa võidaksid, sest nad tahavad, et sa paneksid rohkem oma raha nende platvormi. Ehk siis Metas sa ei püüa teha ühte juhuslikku lasku ühe meiliga, sa ehitad reklaamijadasid. Näiteks esmaspäeval näeb su klient ühte sinu reklaami, siis näiteks järgmine kord, kui ta telefoni välja võtab või näiteks, ma ei tea, kolmapäeval, ta näeb sinu teist reklaami ja siis kolmandat. Meta võtab kõik su reklaamid ja paneb need sobilikusse jadasse, et maksimaliseerida seda võimalust, et see potentsiaalne klient reaalselt ka konverteerub. Meiliga on sul üks võimalus. Google'iga klikihind tõuseb iga päev. Meta on loonud süsteemi, millega võimalikult tõhusalt sulle järjepidevalt uusi kliente tuua. Vahet pole, kas sa oled B2B või B2C-s. Ja kuna ta ehitab selliseid jadasid ja näitab su reklaami järjepidevalt, siis sa ei tüüta oma klienti, sama inimene näeb erinevat sõnumit, kontakt ei ole kusagile kadunud, teda haritakse ja usaldus kasvab ja just see on see, mis on Meta tegelik kasu. Nii et nüüdseks me oleme aru saanud, et Meta on õige kanal. Kuid siin võib ka palju asju untsu minna. Sa võid võtta küll õige kanali, aga kasutada näiteks vale sõnumit. Ja siis mõtled, et miks ei tööta. No ju siis Meta ei ole minu jaoks kasulik. Ma lähen otsin järgmise särava ja huvitava kanali ja proovin sellega. Aga kõige tavalisem põhjus, miks SaaS ettevõtted Meta reklaamides tegelikult ebaõnnestuvad, on see, et nad proovivad platvormil kasutada valet sõnumit. Tavaliselt näeb see välja nii, et ettevõte kulutab suuri summasid reklaamile, mis ütleb, et kasuta meie platvormi, meil on sellised omadused ja sellised feature'id ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis kui päringu hind lendab lakke, tehakse kiire järeldus, et Meta lihtsalt ei tööta B2B jaoks. Kuid tegelikult pole probleem Metas, vaid probleem on sinus. Probleem on sinus sõnumis, sest et see ei kõneta sinu sihtrühma. Sa võid üritada müüa tehnilisi funktsioone inimesele, kes ei pruugi veel isegi teada, et tal on lahendamist vajav probleem. Ja seetõttu sa peadki väga erinevalt just lähenema sellele kindlale inimesele. See on nagu sa astuksid jõusaali ja hakkaksid kohe personaaltreeningu aastapaketti pähe määrima inimesele, kes tuli alles esimest korda uksest sisse, et lihtsalt ringi vaadata. Ta ei ole valmis veel sellist otsust tegema. Ehk siis kuidas sinu sihtturg tegelikult jaotab. 60% on probleemiteadlikud, ehk siis need on need inimesed, kes teavad, et neil on kuskil mingi probleem. Võib-olla nad kaotavad, ma ei tea, tehinguid või kulutavad liiga palju aega manuaalsele tööle. Nad teavad, et neil on midagi valesti, aga nad ei otsi veel konkreetset lahendust. Siis 30% on lahendusteadlikud. Nad teavad, et lahendus on olemas. Nad võrdlevad erinevaid meetodeid ja võimalusi ja siis on 10% on need tooteteadlikud. See on see väike osa turust, kes teab täpselt sinu toodet ja on valmis ostuotsust tegema. Ja see 10% ongi näiteks nüüd see segment, kellele sa võid saata neid reklaame, mis just selgitavad, et meil on selline feature ja selline asi. Aga mis saab sellest ülejäänud 90%? Kui sinu ainus reklaam on suunatud toote müügile ja funktsioonide loetlemisele, siis sa kõnetad ainult seda pisikest 10% ja jätad tähelepanuta ülejäänud 90% oma potentsiaalsest turust. Sa üritad teha tehingut jällegi inimesega, kes ei tea su tootest mitte midagi. Aga millest koosneb siis see õige lähenemine? 3 valupunkti, 3 teadlikkuse taset ja 3 loovat nurka. See on siis 27 reklaami kombinatsioon. Ja siin ma tahaks välja tuua, et see 27 reklaami kombinatsioon on mõeldud ainult näiteks ühe sihtturu sihtimisele ühe oma toote omadusega või toote osaga. Ehk siis näiteks, kui sul on 3 erinevat feature'it, mis tegelikult on sobilikud 3 erinevale ICP-le, ehk siis ideaalkliendi profiilile, näiteks sul on mingisugune CRM, siis sul on mingi AI element ja siis sul on mingi finantselement ja sul on 3 erinevat ICP, näiteks tegevjuht, müügijuht ja customer support rep või midagi taolist, siis tegelikult sul tekib seal 3x3 kombinatsiooni, ehk siis 3x3x27 reklaami oleks nagu paslik. Aga mida ma tahan lihtsalt öelda on see, et Meta algoritm
võidab siis, kui sa annad talle mitmekesisust. Et kitsas sihtimine kaotab potentsiaalselt väärtuslikke kliente. Kui sa teed väga vähe reklaame, siis need väsivad päris kiiresti, umbes 2-3 nädalaga. Mida see tähendab on see, et kui sa teed näiteks 2-3 reklaami, siis mida Meta teeb on see, et ta näitab sinu reklaame mitu korda ühele inimesele. Aga kui ta näeb seda 2 või 3 reklaami paari nädala jooksul, siis ta tüdib ära sellest ja see tegelikult muutub tüütuks, ta ei taha enam su reklaami näha. Ja ta lihtsalt scrollib sellest mööda. Aga kui sul on 27 reklaamivariatsiooni, näed ta iga kord midagi uut. Ta püsib kaasatuna ja liigub läbi müügitunneli. Sa harid teda reaalselt. Meil on ka case studies, mis näitavad seda, näiteks Ebitli, eks ju. Või Ellington, kes saab suurte Eesti ettevõtete päringuid iga kuu mingisuguse 300 eurose reklaamikuluga. Ehk siis, kui sa paned oma 27 reklaami näiteks sinna sisse, siis Meta algoritm koostab spetsiifilised jadad nendest reklaamidest, mis siis on personaliseeritud iga inimese jaoks. Metal on ülipalju infot ja datat selle oma kasutajaskonna osas. Nii et ta saab vaadata seda datat, analüüsida sinu reklaame ja siis panna iga inimese jaoks õige jada kokku, et maksimaliseerides võimalust, et see inimene reaalselt konverteerub. Ja kui ta hakkab seda kõike testima, siis aja jooksul ta saab ka paremini aru, millised inimesed vastavad kõige paremini millistele reklaamidele ja mis jadasid ta peaks kõige paremini näitama. Nii et Meta on väga paindlik ja prioritiseerib seda, et sina oleksid nende platvormil edukas. Kokkuvõttes, sul ei ole tooteprobleem. Sul on lihtsalt turundusprobleem ja kõik kanalid töötavad. Google on suurepärane selleks, et tuua need inimesed sinu juurde, kes juba aktiivselt otsivad lahendust. LinkedIn on hea brändi ehitamiseks. Küll meil toob ka endiselt tulemusi, kuid pikaajalise strateegia kontekstis, kus sinu tulemused paranevad iga nädalaga ja kulu langeb, on lihtsalt Meta parim valik. Ja seda mitte nagu suvalise lähenemisega, vaid ikkagi struktureeritud ja süstemaatilise lähenemisega. Ehk siis õige sõnum õigele inimesele õigel ajal. Ja see on see, mida me teeme ise igapäevaselt. Ja see töötab just SaaSidele, sest et me mõistame SaaSide turgu. Ja ma ei ütle seda, et sa pead lõpetama nüüd Google'is reklaamimise või külmmeilide kasutamist. Me lihtsalt seadistame Meta kui paralleelse kanali, et võrrelda, kumb kõige paremini töötab. Ja eks sa siis ise hiljem otsusta, millised kanalid sa saad prioritiseerida. Me lihtsalt lisame ühe kanali, mis annab pikemas perspektiivis paremaid tulemusi. Nii et kui sa oled huvitatud Metast kui potentsiaalsest parimast turunduskanalist, siis me pakume sulle 3 tasuta testreklaami, et sa näeksid tervet seda süsteemi ja seda loogikat, kuidas me üldse reklaamimise ja SaaSide kasvatamise osas läheneme. Ehk siis 1 reklaam iga teadlikkuse taseme jaoks, probleem, lahendus ja toode. Nii et broneeri meiega kõne ja näed täpselt, milline see raamistik välja näeb. Link on all descriptionis ja kohtumiseni.